Tervist, mina olen Andres Kuke, olen firmast Infovara ja ma püüaks anda teile ülevaate, mismoodi kasutada programmi nimega Leo. Leo tuleb siis sõnadest läbipaistev Eesti omavalitsus ja see on selline rakendus, kuhu siis on koondatud üle mitmete aastate Eesti kõigi omavalitsuste majandusandmed. Leoga tööks tuleb avada siis veebiaken ja sisestada sinna alguseks tee kov.riigipilv.ee. KOV tähendab siis kohalikku omavalitsust. Ja avanevas aknas on siis alguses olemas sellised liidesed, mis pigem on mõeldud sellised programmeerijale ja kus andmed on nii-öelda masinloetaval kujul. Ja allpool leiab siis lingi Leole, mis võiks öelda, et seal on siis andmeid inimloetaval vormil. Ja avamegi siis Leo. Leo ehk läbipaistva Eesti omavalitsuse rakenduse avalehel on toodud sissejuhatav tekst. Ja siin on ka mõningad nupud. Üks nuppudest on see, et te saate ise teha läbi väikseid praktikumi. Aga täna te seda tegema ei pea. Mina teen seda teie eest, nii et alustame kohe rakenduse kasutamist. Rakendus ise on jagatud töölehtedeks. Kõikides nendes töölehtedes, ehk täpsemini selles rakenduses on üks ja sama alusandmestik, aga need töölehed on tehtud selle jaoks, et vaadata seda alusandmestikku erinevate nurkade ja sisu poolelt. Ja tööleht ise on kujundatud niimoodi, et siin vasakul pool on olemas siis valikud ja kui mõne valiku teen, valiku tegemiseks kõigepealt tuleb lihtsalt selle väärtuse peal klõpsata, näiteks praegu ma klõpsasin 2011 peal ja siis automaatselt valiti siis selle aasta andmed. Siit edasi näiteks ma avan maakonna nimekirja ja klõpsan näiteks Põlvamaa peal. Siis automaatselt jälle valitakse kõik andmed, mis on seotud eelmise aasta ja Põlvamaaga. Ja siit edasi näiteks ma saan valida, et võtame omavalitsuse, mind huvitab Põlva linnavalitsus. Valin siis vastava valiku. Kõik valikud, mis ma teen, jäävad programmile meelde. Need on siin all näha. Siin on inimetatud selline GPS, mis siis alati ütleb, et millised valikud mul hetkel tehtud on. Ja lisaks sellele, et ta informeerib meid, millised valikud on meil tehtud, ma saan neid valikuid ka siis uuesti vabastada. Ja selleks on mitu võimalust, et siin on selline kustutuskumm. Ma saan vajutada uuesti siin omavalitsuse peale, kustutuskummi peal ja siis see valik võetakse ära. Või valida siis, vajutada siin nuppu, vabastada eelmised valikud või siis vabastada kõik valikud. Siis ma olen jällegi sellises jääme tipus ja näen kõiki andmeid. Valikuid saab valida ka niimoodi järjest. Hoides hiire vasakut klahvi all, ma nüüd valin näiteks 4 aasta andmed. Lisaks sellele, et valikud jäävad mul rohelise taustaga, valime näiteks vahelduseks Valgamaa, siis kui ma hakkan valikut tegema, siis ma võin näha, et osad väärtused omavad mul valget või halli tausta. Valge tähendab siis seda, et programm või rakendus püüab meid informeerida, et need on veel võimalikud valikud, mida ma teha saan. Nendel on olemas seos minu tehtud valikutega. Et hetkel on näha, et siin nimekirjas valge taustaga on kõik Valgamaa omavalitsused. Tallinna linnavalitsus näiteks on hetkel halli taustaga, sest programm ütleb meile, et see on andmetes küll olemas. Selle kohta on meil mingid andmed olemas, aga praegu me ei saa valida, sest me oleme juba suundunud ühte konkreetsesse lõiku, kus meil ei ole andmeid enam Tallinna linnavalitsuse kohta. Ja paremal pool on olemas siis sellised vaated, mis siis automaatselt reageerivad iga meie valikule. No näiteks, mismoodi ma siis saan seda infot tarbida. Ma vabastan kõik valikud ja hetkel ma näen, et mul on ees siis netovõlakoormus üle aastate. Võib juhtuda, et alguses, kui sisse tulete, et teil on mingi muu valik. Et siis te võite valida selle nimekirja ja nimekirjast ise saate valida siis sobiva valiku. Neid mõõdikuid võiks öelda, et nad jagunevad nagu 5 gruppi. On olemas meil mingid mõõdikud siis tulude kohta, mingid mõõdikud on kulude kohta, varade, kohustuste ja siis on olemas sellised suhtarvud, näiteks, et mingi mõõdik elanikkonna kohta või mingid osakaalud. Nii et te ei pea teadma enam deebetit või kreditit, mis raamatupidamises on oluline, vaid need mõõdikud on teie jaoks valmis tehtud.
no näiteks mind huvitavad väljaminekud aastate lõikes. Ma valin väljaminekut ja kohe automaatselt ma näen siis kõikide omavalitsuste väljaminekud üle aastate. Viimane aasta on veidi väiksem, sest meil on andmed ainult juunikuu kohta. No mind huvitab näiteks, et nüüd ma tahan valida 4 aasta andmed, et ma välistan siis selle aasta ja lisavalikute all siia saab vajutada ja siis tekivad sellised veel lisavalikud, nad kas siis on või ei ole näha. Ja näiteks mind huvitavad, praegu ma vaatan väljaminekud, mind huvitaks palju omavalitsused kulutavad haridusele. Siis väljaminekud on grupeeritud siis kõigepealt 10 suureks grupiks ehk niinimetatud valdkonnaks. Siit ma näiteks valin välja hariduse ja nüüd ma näen siis kulutused haridustele. Ma näen, et läbi aastate kulutused haridustele on vähenenud ja viimasel aasta, eelmisel aastal tulid peaaegu sama palju kui eelmisel aastal. Ja need numbrid siis saab lugeda niimoodi, et see 561 tähendab siis siin pealkirjas on toodud, et see on meil 1000 eurodes ehk järelikult 561 miljonit eurot ja 375 000 eurot. Kui me tahan minna veel sügavamale, siis ma võin valida näiteks tegevusala, et mind huvitavad, kui suured on kulutused omavalitsusel gümnaasiumitele. Valin siit jällegi siis gümnaasiumi ja tulles tagasi eelnevale jutule, et te näete, et kohe jällegi on toodud ette kõikvõimalikud valikud, mis mul teha on võimalik valge taustaga. Hariduse all on järelikult olemas sellised alamtegevusvaldkonnad, mille osas siis omavalitsused teevad kulutusi. Ma valin siit gümnaasiumi ja nüüd ma saan siis gümnaasiumil kulutused. Ma näen, et siin on sama reegel kehtib kui hariduses üldiselt. Et siis ma võin minna ja võtta mingi muu valiku, et ma näiteks hoopiski tahaksin vaadata algkoolide nii-öelda pilti. Siin ma näen, et siin on veidi hoopis teistmoodi nii-öelda ütleme siis kuludünaamika.